Avaväljal on kõlanud esiliiga. Aga ei kiku praegu Maardu mees kiirustama, lükkab tagasi kaitseliini. Nüüd tuleb pikem pall ettepoole, Manucho suunas. Keerata ka, võimalus tuleb lööki ka, aga noh, ütleme see ühe puutega üritus sealt Aleksander Volkovilt. Tahaks öelda labaseid vigu isegi võib-olla, aga vaatame nüüd ettepoole. Raiko Ilves on palli saanud, tuleb lööki ka ja ei lähe palju mööda seal see olukord. Ilves liini taha väga-väga hea jooks. Üpris hästi tabas ka seda palli, aga tõepoolest paremal äärel Pankovil ka käsi püsti. Hetkel palli sinna ei lähe, pall läheb hoopis Volkovi suunas. Aga sealt Sibu sätib oma pea vahele. Ikka Aleksander Volkov, ikka on pahanduse karistusalase. Sõmbaljukil võimalus lüüa, tuleb lööki ja oi, kui kenasti paneb Stanislav Sõmbaljuk. 14. minutil palli võrku, Miron Vetkal. Võtame järele seda olukorda. Tundus justkui, et saadi see pall sealt ära klaaritud, aga siiski mitte. Tõesti Volkov selle palli sealt jättis ja hüppas see Vetkal, mis ta hüppas, aga postis sisse ja pole seal mitte midagi teha. Suurepärane värav. Vaatame selle nurga alt ka. Iga nurga alt see värav aina ilusamaks läheb. Volkov tõepoolest suurepäraselt kattis seda palli seal. Noh, näeme ka selle nurga alt ei ole Vetkalil seal väravas suurt midagi teha. Tõsiasi on see, et ära susata. Vaatame, Petruunil läheb ise lööma ja päris hästi lööb, aga no ütleme, et täpselt Jakovlevi teeb seal kõvasti. Pall värava ette ka, aga sealt ei õnnestu praegu midagi. Tuleb uuesti ja pall on võrgus. Seisuks 2-0. Mängitud täpselt 24 minutit kohe. Ilmatuma lihtne kommenteerida, vaatame järele ka. Manucho, pall värava ette. Sealt tuli juba löök, see läks Petruunini jalge vahelt läbi. Jätkati nüüd uuesti sinna. Ja tõepoolest, Mankini löök võttis väikese rikošeti sisse. No, arvatavasti see oli see, mis Vetkalil selle palli tõrjumist takistas. Vaatame selle nurga alt ka, ehk näeme paremini seda rikošetti. Tõesti, sealt jäeti pall Mankinile ja läks sealt pall vastu. Täitsa justkui tundub, et on seal eespool ka seda jooksu noolimas ja oi, kuidas Timoska nüüd kaotab seal palli ära ja Ojangu võtab taskust. Taskust mulle tundub, et mis värvi kaardi nüüd välja. Kas tõepoolest on punane kaart mehel käes? Vaatame järele ka tõepoolest jälle selline lihtne puute eksimus sealt Timoskat ja no selge punane kaart, seal ei ole mitte mingit vaidlemist, ei tulnud seda. Mankine, nüüd Aleksander Volkove, otsib värava eest Manuchot, Manucho saab üritada ka. Pall on ikka lahtine, nüüd teeb Vetkale. Vaatame puhtalt visuaalselt on Maardul pigem rohkem neid pikki mehi seal. Läheb kõige pikema mehe peale pall ka ja Aleksander Volkove lükkab selle võrku, küll aga tõuseb ka äärekohtuniku lipp. Aga jälle selline kaoselaadne olukord või kaoseks muutuv olukord seal Kalevi värava ees on täiesti üksi on. Artur Sibul võtab selle enda rüppe ära ja lükkab ette poole. Miron Vetkale. Petruunine. Jälle Artjom Jakovlena, nüüd tõmmatakse maha. Ja selles olukorras näitab, võtaks kollane kaart ka Danil Petruunile selle eest. 35 minut. Võtab ära Vetkal selle olukorra praegu väga hästi. No natukene hoiab veel elus seda Tallinna Kalevi mängu ja nüüd võtab uuesti palli enda rüppe ja mõistagi vaatame seda penalti tõrjet ka järgi. Ei olnud ju Mankinilt just maailma kõige parem penalti. Keskele läks ja no ütleme niimoodi, et tuleb uus tõste karistusalasse ju Mankini poolt. Manucho kerkib küll kõrgel, aga ei ole sellest praegu tulu. Aleksander Volkov nüüd uuesti tõste värava ette. Romeoan ja ei lähe pall palju vasakust värava postist mööda. Ei tea, kas tuleb nüüd tänada kõrgemaid jõude või midagi muud, aga tõesti sellest olukorrast tuldi igati kenasti välja. No nüüd on võimalus midagi ohtlikku tekitada, kui Saarov saab palli vedama. Oskar Tebisol tuleb lööki ka ja millise tõrje teeb praegu Artjom Jakovlev. Tõesti päris hea löök. No, aga nagu nägime, siis veel parem tõrje Artjom Jakovlevilt. Tegi ennast suureks. Petruuni nüüd keskväljal palli valdamas ja Martin Tomberg päris edevalt jätab kanna tagant palli nüüd paremale Henri Lehtmaale pall. Nüüd on võimalus väravasse pall ja ongi väravat pall. Henri Lehtmaa teeb seisuks 1-2 Kalevi. Palli nüüd siia võrku ära paigutab 18-aastane mees. Vaatame järele ka. Keskväljalt palli päris hästi veeti.
No, väikene eksimus sealt Maardu kogenud kaitsjatelt ja tõesti Artjom Jakovlevi keha alt. See pall siiski oma tee väravasse leiab. Vaatame selle nurga alt ka järele, tõesti Lehtmaa igati oskuslikult sealt palli sinna võrku. Paigutas Jakovlevi jalge alt läbi. Ärevamaks läinud, Tallinna Kalev on ka ennast natuke rohkem ilmutama hakanud ja miks ka mitte, et selle initsiatiivi pealt veel väravaid lüüa, aga vaatame, kas Maardu suudab nüüd lüüa. Pankov ja ongi niimoodi, nagu just ütlesin, Manucho värava eest vormistab seisuks 3-1. Vaatame järele seda olukorda, paremat äärt mööda Maardu palli vedas. Pankov näitas sealt, et olen olemas, pall temale läks ka. Natuke segadus seal värava ees ja Manucho paneb jala vahele ja pall võrgus ka. Ei jää siit värava eest palli uuesti mängu lükata. Teeb seda niimoodi, et vasakule äärele pikemalt. Ja nüüd võetakse sealt hea puude, kus Aarovil on võimalik jooksu pääseda. Päris korralikult teeb Volkov kaitsetööd, ka tuleb lööki ja Jakovlev teeb suurepäraselt õrje selles olukorras. Hakata värava esis, et seda palli mängu panema. No suurepärane puude sealt, kus Aarovilt mõistagi selles olukorras. Artjom Volkov teeb ka selliseid jooksusamme, mida ta arvatavasti liigub. Aga Artjom Volkov täpselt samamoodi olemas, päris füüsiliselt mängib. Ja Alliku eest nüüd Lebedev napsab palli ära. Nüüd Artur Sakaareselt tuleb tõsta sinna Henri Lehtmaale ja pall on võrgus, aga tõuseb äärekohtuniku lipp ka. Tõuseb äärekohtuniku lipp ja ei saa Tallinna Kalev siit palli uuesti mängu kihutada. Jah, tõesti ikkagi päris selgelt oli selles olukorras suluseisus kõlanud Tallinna Kalev 1, Maardu linnameeskond 3, esiliiga 25. voor. Tänane kohtumine läks nii.